Tartu Raatuse kooli direktor Toomas Kink, kas kõik õpilased on haaratud täna-homme selle projektiga või mõned õpivad ka tavalise tunniplaani alusel? Ei, täna meil ei õpi tavalise tunniplaani alusel mitte keegi. Meil on täna puhtalt sellised individuaalsed tunniplaanid, nii-öelda, et ju kokku tuleb neid seal circa 146 personaalset tunniplaani, igale lapsele oma tunniplaan. Idee on siis selles, et lapsi aktiviseerida, pakkuda neile uusi võimalusi ning tuua kooliellu vaheldust. Jah, eks me kõik mäletame ka oma kooliajast seda, et olid tunnid, kus me lihtsalt igavlesime ja aine ei olnud meile eriti sugugi selline meeldiv ja õpetaja võib-olla ka oli väga kuiv. Ja sellepärast, et nagu need asju avardada, sellepärast olemegi läinud natuke teistsuguste meetodite teed. Mida välja pakute lastele? Neid töötubasid on meil täna siin ikka kümnetes ja kümnetes ja kümnetes, kus räägitakse erinevatest, näiteks seebi ja jäätise valmistamisest ja kuidas teha liivakella ja kuidas mõõta maad, kuidas improteatris hakkama saada, elektrigitarri proovitakse, lauldakse, uuritakse erinevaid loodusobjekte, leiutatakse midagi ja nii edasi, nii edasi, nii edasi. Need on hästi palju. Aga siin põhiliselt kuulamisega tegemist ei olegi, siin on rohkem ise tegemisega. Et lapsed saavad koos õpetajatega ja koos juurde haaratud ka lapsevanematega ja muude inimestega saavad erinevaid asju proovida, teha, ise katsetada ja ausalt öeldes kõik õpituhad jooksid meil ilusti täis. Midagi ei pidanud ära jätma? Ei. Mitte midagi. See oli ka meil selline nagu eelplaneerimise puhul oluline, et me ei pane selliseid, et võivad tühjaks jääda. Kes neid õpitubasid läbi viivad? Kas tavaliselt need pedagoogid, kes on klassi ees ka iga päev või olete kaasanud ka kõrvalt inimesi? Kõrvalt inimesi kaasanud, sellepärast, et ainult me ei kannataks nagu oma õpetajatega välja. Meil on siin päris mitmed inimesed töötavad paaris. Et on kaasatud siis kas ülikoolist või siin Lillemajast inimesi, lapsevanemaid ja koos pedagoogiga siis nad mõtlevad, kuidas seda asja efektiivsemalt ellu viia. Selles mõttes on see ring päris lai, et ta ei piirdu ainult oma kooli õpetajatega. Kus see idee tuli? Kas mõni riik on sellist võtet juba proovinud ja näinud, et see toob väga suurt edu ja sealt ka teie idee see rakkesse panna? Tegemist on tegelikult sellise projektipõhise õppega ja see ei ole sugugi nüüd uus asi ja me ei leiuta siin jalgratast. Minu mäletamist mööda tegelikult alustasid sellega kunagi juba paarkümmend aastat tagasi sakslased. Kuigi natuke teistsuguses vormis, natuke teistsuguste meetoditega, aga põhimõtteliselt on see selline projektipõhine ettevõtmine, millel peaks olema konkreetne väljund. Ja projekt teatavasti on siis raha, aja ja inimestega piiratud ettevõtmine ja täpselt meil ta siin nii on ka. Kas selliseid isiklikke tunniplaane te lasete kooliaasta jooksul lastel veel kokku panna või mitte? Kui asi õigustab ennast, siis miks mitte? Tähendab, eks meil ole ta ka esimest korda sellises mastaabis ja kui asi väärt on, siis ikka.